Tšau, Parvekassad. Tšau. Nädal 2. Nädal 2. Ma endiselt ei tea, mis siin sees on. Ma võtsin välja siit need Doradod. Okei, nüüd saame kasti korralikult lahti teha. No, pakkumisi. Sulatatud koorejuust. Endiselt pakud, ootad seda ja? Jah. Ai. Kas see on jälle sulama või? See tahab natukene sulada, jah. Aga... Pähklitükk vist või? See on hirveliha. Hirveliha, jah, aga ta on vist pähkramp. Rumpsteik. Pean poti jälle ära pesema, ma kardan. Või sul on mingisugust paremat mõtet või? Sest et ta on puhas tai. Jaa, mul on mõte. No. Me lõikame need väikesteks tükkideks. Võtame plantsa, palju sibulat, võid ja värki ja plantsa peal. Suure sibula ja küüslaugu sees. Ja mingid head maitseainet ka peale. Ja nii-öelda väikeste tükkidena grillime, teeme nagu seda. Nii nagu põtra tehakse. Oota, kõigepealt selle. Meie plaan on siis järgmine. Siin on siis hirv. Ta on nüüd ilusti sulanud ja plaan on teha plantsa peal siis süke seguhunnik temaga, et lõigata väikesteks tükkideks, maitsestada siis sibula ja natuke võib-olla küüslaugu künd ka vahele, võid ja värki alla ja plantsa peal segame süke vana jahimeeste komme teha põtra kusjuures. Okei. Ja siis Martin luges ükskord manuaali ja siis seal oli kirjas, et kui sa võtad seal pakendist välja, siis peseda puhtaks vee ja seebiga ja siis maitsestada ära õliga. Kasutame selleks rapsiõli, kuna see kannatab rohkem temperatuuri. Sest et muidu võib juhtuda, et sa oliiviga väga ära maitsestada. Ja siis ta läheb ahju pooleks tunniks 250 kraadiga. Ja siis peaks tekkima talle selline tugev paatine välimusega kiht peale, mis siis aitab, et ta ei võtaks rohkem kinni. Nii et katsetame ära. Mis asi see on? Sa üldse võtsid selle välja ja teed siin asju ja lugesid manuaal, aga mis asi see on? Tegemist on steak champi sellise suhteliselt raske, ta on üle 4 kilo. Ja libe. Plancha, mis on siis mõeldud kasutamiseks kas gaasigrillides või siis söegrillides. Meie täna hakkame seda kasutama selles suures konfis, et saaks siis nii-öelda suurt pannipinda, mis siin mugav on hea peal teha, on burgereid, hommikusööke, mis iganes, et selles suhtes. Ja ta on hea ka selles pärast, et teda võid panna rahulikult nõudepesumasinasse ja mitte midagi ei juhtu sellega. Pane see ahju, tõmba puhur küljest ära ja jätta luuk lahti. Ja ma panen selle suurde? Jah, suurde, jah. Nii, me oleme oma otsused teinud. Siin on siis hunnik sibulat. See on väga kauge sibul ja väga kibe sibul on. Mina sain just silmad kuivaks. Martin jookseb nagu ma ei tea mis. Ja see on siis Austraalia valge sibul, mis Lätis ära pakitud on. Sõna ma ei me kakelnud siin. Ühesõnaga, meil on plantsa soojas, meil on sibulad, meil on Martin koorib praegu küüslauku, kui ta näeb seda teha. Ja siis meil on see ja siis meil on mõned maitseained siin välja valitud ja meil on võid. Ideaalis. Peaks vaatama seda, kas põseliha sarnane on natukene. On, aga peaks lõikama siis risti kõigepealt need tükid. Nagu gulashi. Jah, sest me ei taha suuri tükke, sest et me ei saa neid valmis muidu seal. Paneme õli ja
ja siis matistame ta ära ja kõigepealt siis läheb meil Heath Rylesi beef rub ja veise puhul nüüd hakkab natukene klassikaks saama see, et me paneme igale poole natukene seda barbecue hooligreili, sest see üldse nagu ei ole midagi halba tunda sealt. Nii, aga siis on beef rub, jah? Jah. Ütlen ausalt, pole teinud hirve elu sees. Ei ole, jah. Et see oli nüüd korralik pamakas, mis sealt sellest üllatuse kohvrist välja tuli meil. Ja sellega me ei olnud ka arvestanud, et juba oli õues. Oli. Lähme grillile siis. Lähme grillile. Või noh, lähme plantsale. Steak Champ on meil nüüd ilusasti siis ära maitsestunud. Ta on täitsa nagu... Hoopis teist värvi. Paras apelsin on nüüd. Aga paneme liha peale ja... Kallutame peale ära, on ju? Kallutame peale ära, jah. Hirv ise ka mingi väga kaua siin olema ei saa just. Ja paneme võipoisi ka kohe siia peale äkki või? Nüüd gaas pääle ja... Jah, las ta natuke küpseb. Ja siis lööd sassi. No, lõõnad on megad. Värvi on ka hea võtnud. Jah. Näeb hea, ossa raisku hea lõhk tuli nüüd. Ütleme siis, ta on 57-60 seal vahemikus olla, aine. See konkreetne on küll valmis. See on ka. Aga siis... See on napilt valmis. See on valmis. Kuule, võtame ära selle kõik siia. Näita, kuidas see käib. Ja siis laseme... natuke puhata. Ja, tõmbame fooliumi peale. Nii. Bigman tahtis sõjaväega ja sööta vist. Jah. Okei, nad ei teada, mis me teeme sellega. Nüüd paneme siia alla ja 10 minuti pärast... Mekime. Jep. Paneme kastet ja... No, proovime kõigepealt ilma. Ja siis vaatame, kas see vajab seda. Täpselt. Söönud oled hirve või? Hirve. Mäleta. Austus. Lõhnab küll hästi. Lõhnab tõesti hästi. Sinu kahvel on seal. On jah? Oota, aga me näitame ka, mida me sööme. Me kõik endale. Ühesõnaga selline sibularoog. Jep. Jah. Kuum tundub ausalt öelda. Jah. Väga kuum ei saa olla, sest et target oli 60. Pehme on. Jah. On sigulat ka. Väga hea. Maarane. Mina ei uskunud, et me sellist asja teeme. Pane siia nurka kõigepealt. Proovime. Maitse tugevdajat. Sobib. Super hea.
mina ei oleks uskunud. Ta tundus nii taine tükk. Metsloomad, need ju söövad üldjuhul nagu rohtu ja teevad sporti päev otsa. Ehk siis need on väga kuivad lehad, aga see sai väga hea. See sai täpselt paras. Maitsaine sobib. Maitsaine sobib, ei tohi üle 60 lasta. Ja või see sibul küüslauk on andnud, kui suures see sibula maitset on tunda seal päris hästi. Ja neid maitseaineid ka taustalt nagu mõnus siuke piprane olek on. See siin tegi selle baas hea tempu. Väga hea tulemuse. See nüüd sobis siia kümpi. See sobis väga hästi. Et tõesti oli väga maitsev. Kõik, ühesõnaga, see oli hea. Aitäh Eesti jahimehed, et olete mingi sükse asja välja mõelnud ja selle nüüd teilt puuki lasin. Ära omastasid. Jaa, aga ei pea võtma, üldiselt ka veisetükiga võid seda sama teha. Et see oli nüüd see hirv ja hirmus väljakutse. Ahaa, Vikman. Jah. Aga tean, miks Märt seda tegi. Ta ise ka jahimees. Ja, aga vaevalt ta selle Austraalia või selle Uus-Meremaa hirve ise lasi. Seda küll, aga ta lihtsalt tahtis endale võib-olla koju manda retsepti. Nii, aga challenge itega selleks korraks kõik ja subscribe'iga kanalile, pange like ja näeme järgmine kord. Tšau! Oot, ei ole challenge'iga kõik. Teie päev läks veel pikemaks. Me olime peaaegu kodus juba. Kes see mees oli? Töötab siin. Ma ei tea, miks ta pühapäeval siin on meil. Eriti hoolikas töötaja. Ma olin peaaegu kodus juba. Täna on pühapäev. Kell on 3. Oleme seda. Ta on päev otsa meid siin tegelikult marineerinud, et tal on midagi. Tahad tagasi viia? Ei, see on väga hea. Jah, südamed. Need on kana südamed ja seda tuleb vaata järgmine nädal, kuidas me neid tegema hakkame. Tšau! Tšau!